See kõne tuli mulle selles mõttes natukene ootamatult, et ma tegelikult pean siit teie juurest varsti ära kiirustama lennukile ja ma sõidan sellisesse eksootilisse riiki nagu Usbekistan. Ehk et see on just see riik, millest on täna ka selles mõttes palju räägitud, kui me räägime sellest uuest immigratsioonilainest, mida meie valitsus plaanib Eestile järjekordselt kaela sokutada, siis enamus sellest immigratsioonist on plaanitud sisse tuua just nimelt Usbekistani suunal, aga ma lähen sinna tegelikult Riigikogu delegatsiooniga ja eks me siis näeme, missugune riik see on ja mis seal nagu toimub. Aga kõigepealt ma tahan teid kõiki väga tänada kõige selle töö ja vaeva eest, mida me kõik koos oleme teinud rohkem kui 10 aastat. Me oleme üle elanud igasuguseid aegu. On olnud kergemaid aegu, on olnud väga rõõmsaid aegu, aga on olnud ka raskeid aegu. Aga me oleme nendest rasketest aegadest kõik koos, ma ütleksin isegi väga, väga edukalt välja tulnud. Ja nüüd me võime päris kindlalt öelda, meid ei murra. Meid ei murra, sest nõrgad on meie hulgast lahkunud. Põhimõttelagedad on meie hulgast lahkunud. Kannatamatud, kes tahtsid kõike kohe, kiiresti, võimule. Ka nemad on meie hulgast lahkunud. Korruptsioonialtid on meie hulgast lahkunud. Tuulelipud on meie hulgast lahkunud. Ja nüüd võib täiesti kindlalt öelda, EKRE-sse on jäänud tugevad, põhimõttekindlad, kannatlikud, korruptsiooni põlgavad ja maailmavaateliselt väga meelekindlad inimesed. Ma tänan teid kõiki selle eest, et olete olemas sellisena, nagu te olete siia tulnud ja sellisena me lähme edasi ainult võitude poole. Mul on väga hea meel, et meie read kasvavad. Täna on see number siit ka läbi käinud. See on üle 600 inimese lühikese aja jooksul. Ja tegelikult ma tahaksin, et ma ei tea, palju on uusi inimesi praegu siin saalis, aga ma tahaksin, et kui te lähete nüüd tagasi oma ringkondadesse, oma osakondadesse, siis võtke ja kaasake neid inimesi, et nad tuleksid ja et nad tunneksid, et nad oleksid osa meie sellest suurepärasest EKRE perest, nagu me tegelikult ju oleme. Ja mul on hea meel ja see, et inimesed meiega liituvad, see tegelikult näitab, et Eesti ühiskond ei ole kaotanud lootust. Ei ole kaotanud lootust meie erakonda, ei ole kaotanud lootust Eestisse. Meie selja taha koondutakse ja see teeb meid tugevaks kõiges selles, mida me nüüd oleme ette võtmas. Meil tulevad kohalike omavalitsuste valimised ja meil tegelikult kõigil on ülesanne need kohalikud omavalitsuste valimised võita. Sest kui EKRE võidab,
siis sellest võidame meie kõik ja sellest võidab Eesti. Aitäh teile kõigile ikka Eesti eest!